USA sõjavägi on kohe tegemas midagi pöörast. See ei puuduta Iraani, see ei puuduta järjekordset sissetungi. Pöörake pilgud taevasse, sest USA tõmbab välja midagi otse tähesõdadest, mis on mõeldud vaenlaste kaugmaa plaanide rikkumiseks. Need vaenlased kardavad seda, mida USA kavatseb paigutada 100 miile oma territooriumi kohale ja neil ongi põhjust karta. Aga selle hullumeelsuse juures on mitu kihti. Relv ise on juba piisavalt hull, aga selle hind, see on täiesti omaette hullumeelsuse tase. Me räägime muidugi kuldkupli projektist, mida USA kavandab oma lõplikuks kaitseks praeguse ja järgmise põlvkonna ballistiliste rakettide vastu, mida võivad välja lasta sellised riigid nagu Venemaa ja Hiina. Me teame juba põhitõdesid. Kosmosesse paigutatud raketitõrjesüsteemid tulistavad ballistilised raketid alla nende tõusufaasis, nende teekonna tipus, säästes maapealseid tõrjesüsteeme vajadusest neid tabada siis, kui need suurel kiirusel maale tagasi langevad. Aga nüüd on meil mõned üksikasjad. Meie esimene tõeline pilguheit sellele, milline kuldne kuppel olema saab, on nüüd käes. Selle pilguheite pakkus Kongressi eelarveamet ehk CBO, mis avaldas hinnangulise maksumuse kuldse kupli oletatavale versioonile. Pea see maksumus meeles, me tuleme selle juurde tagasi. Aga esmalt ütleb CBO, et kuldse kupli tuumaks saab olema tohutu 7800 tõrjeraketist koosnev konstellatsioon, mis kõik tiirlevad maa orbiidil ja ootavad, et alla tulistada kõik ballistilised raketiohud, mis nende vaatevälja satuvad. Need 7800 tõrjeraketti moodustavad 60% kogu hinnast, mille CBO on välja arvutanud. Me ei tea nende interceptorite täpseid andmeid veel. See pole nii, et USA hakkaks Patriotte kosmosesse vedama ja neid kuule paigutama. Aga me teame, et keegi töötab nende arendamise kallal. See keegi on Lockheed Martin. Ja osa oma plaanidest avalikustas ta 1. mai pressiteates, kus selgitas, et USA kosmoseväe kosmosesüsteemide väejuhatus on valinud ettevõtte välja arendamaks võimekusi, mis on vajalikud kosmosepõhise interceptori programmi SPI toetamiseks, mida tuntakse ka kui kuldkuppel. Pressiteade ise on üsna üldsõnaline. Lockheed Martin rõhutab oma kogemusi lahingutes tõestatud raketi interceptoritega, nagu Patriot-süsteemides kasutatavad PAC-3 raketid ning räägib varajase lisakihi lisamisest mitut tegevusvaldkonda hõlmavasse mitmekihilisse kaitsekilpi, mis kaitseb kodumaad. Aga mis puudutab seda, mida Lockheed Martinil varuks on nüüd, kui ta on kaasatud kuldkupli projekti, siis hoiab ettevõtte seda infot väga kiivalt enda teada. Targasti, sest USA ei taha kindlasti, et keegi teaks, kuidas nende kosmosepõhised interceptorid töötavad enne, kui need on paigaldatud ja valmis kasutamiseks. Siiski hakkab meil kujunema ettekujutus sellest, milline kuldkuppel välja nägema hakkab. Õhutõrjevõrk, mille loomine on kestnud aastakümneid, hakkab muutuma reaalsuseks. Ja tähesõdade hüüdnimi, mis varem selle idee maha tegi, on nüüd astunud suure sammu selle poole, et näida mõnevõrra reaalsena. Ja kuldkuplit ei moodusta ainult 7800 orbiidil olevat õhutõrjesüsteemi. Pea meeles, et CBO ütleb, et need moodustavad 60% sellest pöörasest eelarve hinnangust, mis välja on käidud. USA ametnikud on puudutanud ka kuldkupli teisi aspekte. 29. aprillil kajastas Washington Times kommentaare, mida andis kosmosevägede kindral Michael A. Getlin. Ta on kuldkupli programmi direktor ning avaldas, millele programm on suunatud. Kuldkupli programm on loodud järgmise põlvkonna õhuohtude vastu, mille hulka kuuluvad mehitamata õhusüsteemid meie kodumaa vastu, tiibraketid, hüpersonilised ja manööverdavad hüpersonilised raketid, samuti õhust ja merelt lähtuvad ballistilised raketid, ütles Getlin. See on üsna lai võrk, mida heita ja isegi 7800 raketitõrje püüdurraketi kosmoses ei pruugi olla piisav, et kõiki neid relvatüüpe peatada. See kehtib eriti tiibrakettide kohta, mis on tuntud selle poolest, et liiguvad maapinna lähedal, mitte ei tõuse kosmosesse. Kuldkuppel näib selle jaoks lahendusi pakkuvat, kuigi sarnaselt Lockheed Martini poolt arendatavate püüdurrakettidega on detailid ähmased. Washington Timesi andmetel kaitseb kuldkuppel kõiki 50 osariiki ning see hõlmab kõrgtehnoloogiliste relvade ja tehisintellekti integreerimist praeguste kaitsesüsteemidega, ütles ta. Teisisõnu, kosmoses asuvad tõrjesüsteemid saavad olema osa tohutust kaitsevõrgustikust, mis hõlmab Ameerika maismaapõhiseid õhukaitsesüsteeme, elektroonilist sõjapidamist ja küberstrateegiaid. Kõike seda toetab programm, mida mitteametlikult nimetatakse Missile Defense System Nextiks ehk MDS Next. Meie eesmärk on muuta vastaste kalkulatsioone, tuues MDS Nexti arenenud võimekused lahinguväljale sellise kiirusega, mis säilitab meie sõdurite otsustava sõjalise eelise, ütleb raketikaitseagentuuri direktor, õhuväe kindralleitnant Heath A. Collins. Kui tal on õigus, saab kuldne kupli olema Ameerika vaenlaste jaoks tõeline hirm.
ja edusamme tehakse ka väljaspool seda lepingut, mille Pentagon on sõlminud Lockheed Martiniga. Siiani on USA kosmosevägi andnud välja 20 lepingut 12 erinevale ettevõttele, mille väärtus on kuni $3,2 miljardit, teatab Air and Space Forces. Kuigi Lockheed Martini poolt arendatavad orbiidil asuvad raketitõrjesüsteemid on nende lepingute suurimad tähelepanu tõmbajad, on teisi lepinguid antud sellistele ettevõtetele nagu Northrop Grumman, SpaceX, mis ilmselt osaleb projektis oma olemasoleva Starlinki satelliidivõrgustiku kaudu, ning Raytheon. Üks asi, mida me saame selles kõiges kindlalt öelda, on lihtne. Kuldne kuppel on päris. See toimub ja lepinguid juba sõlmitakse. Aga enne kui me jõuame tagasi CBO raporti teise hullumeelse osa juurde, on veel üks infokild, mis pärineb Warzone'i ehk TVZ-i kajastusest nende 7800 kosmosepüüduri kohta, mida CBO arvates on vaja, et kuldne kuppel oleks elujõuline. TVZ teatab, et kõik, mida CBO on kuldse kupli kohta öelnud, põhineb eeldusel, et süsteemil on 6 põhielementi. Esimesena nimekirjas on tohutu 7800 kosmosepüüduri konstellatsioon, mis neelab endasse 60% eelarvest ja tundub olevat kuldse kupli kõige arenenum osa. Kui kogu süsteem suudetakse kokku panna, siis need püüdurid vastutavad ballistiliste rakettide allatulistamise eest ajal, kui need on veel tõusufaasis või oma teekonna kosmose osas. Teised elemendid katavad nii ülemised kui alumised laiaulatuslikud maismaa-alad, seejärel piirkondlikud sektorid ning lisakaitse Ameerika 4 olemasolevale maismaapõhisele saidile. Samuti mainitakse kosmosesatelliitide konstellatsiooni, mida kasutatakse sihtmärkide jälgimiseks ja just siin usume, et SpaceX tuleb mängu. Kihtide vahele, mis jäävad kosmosepõhiste tõrjujate ja satelliitide konstellatsiooni, kuulub tõenäoliselt Ameerika olemasolevate maa ja merel põhinevate raketitõrjevõimekuste laiendamine, kuhu kuuluvad näiteks Terminal High Altitude Area Defense System ja järgmise põlvkonna püüdurrakett, teatab TDVZ-d. Nii et see näib kinnitavat kogu kuldse kupli plaani, vähemalt nii, nagu CBO seda näeb. Tõrjujad kosmoses, mida toetavad veelgi rohkem tõrjujaid maa peal. Kõik need saavad andmeid satelliitidelt, sensoritelt ja radaritelt, millest viimased 2 on tõenäoliselt need, mis USA-l juba maa peal olemas on. Hakkab kujunema pilt sellest, mis kuldne kuppel olema saab. Aga me pole veel jõudnud tõeliselt hullumeelse osa juurde. Nii muljetavaldav, kui see otse tähesedadest pärit süsteem ka ei tunduks, tuleb alati arvestada ka ebamugava kulupoolga. Need numbrid löövad sul jaladalt. Aga enne kui sukeldume sellesse, kui suureks CBO hindab selle kõige maksumust, väike meeldetuletus. Sa vaatad saadet Sõjaväeshow. Kui saad kanalilt uusi teadmisi, siis ära unusta tellida, et näha rohkem meie videoid. Nii et kulud. Me lihtsalt ütleme selle otse välja. Kongressi eelarveamet ütleb, et selleks, et teha kuldkupli süsteemi versioon, millel on 7800 kosmosesse saadetavat raketitõrje interceptorit ja kõik muu, mida oleme kirjeldanud, peab Pentagon kulutama vapustavad $1,2 triljonit arenduseks, kasutuselevõtuks ja hoolduseks. Ja et asja veelgi keerulisemaks teha, on selle tohutu kulutuse tulemusel saadav kuldkuppel õhutõrjesüsteem, mis suudab töötada umbes 20 aastat enne, kui kõik tuleb välja vahetada. Kongressi eelarveameti hinnangul kulub $1,2 triljonist umbes $1 triljon kuldkupli soetuskuludeks. Ülejäänud raha kulub tõenäoliselt õhutõrjesüsteemide paigaldamisele ja nende hooldamisele, ajal, mil need tiirlevad sadade miilide kõrgusel Ameerika kohal. Töötajatele tuleb maksta palka, vaja on hooldust, remonte ja perioodilisi uuendusi. Kui Kongressi eelarveamet on õigel teel, kavatseb USA kulutada kuldsele kuplile pööraselt palju raha. Nendel arvudel on mõned olulised täpsustused. Esiteks, nii tohutu, kui $1,2 triljonit ka ei kõla, ja see on tõesti hiidlaslik summa, ei ole see siiski midagi enneolematut võrreldes sellega, mida USA on varem oma sõjalise võimekuse suurendamiseks maksnud. Business Insideri andmetel maksis F-35 projekt USA-le inflatsiooni arvestades üle $2 triljonit. Seega ei ole selline kulutamine sugugi pretsedenditu. Teine täpsustus on see, et see summa põhineb Kongressi eelarvebüroo hinnangul ning isegi CBO ise ütleb, et on äärmiselt keeruline ennustada, kui suureks kuldse kupli tegelik hind lõpuks kujuneb. Kuigi DOD 2027 eelarveaasta eelarvetaotluste dokumendid sisandavad 5-aastaseid rahastamisplaanide prognoose GDA jaoks, üksikasju selle kohta, milliseid ja kui palju süsteeme kasutusele võetakse ning milline on lõplik arhitektuur, ei ole avalikustatud, mistõttu on võimatu hinnata DOD poolt kaalutava GDA süsteemi pikaajalisi kulusid, märgib CBO. Kontekstiks. GDA tähendab kuldne kuppel Ameerika jaoks. See ei ole Pentagoni jaoks nii suur õnnistus, kui see kõlab. Võimatu hinnata tähendab lihtsalt seda, et kuldse kupli pidevad hoolduskulud võivad olla isegi kõrgemad, kui CBO on hinnanud.
ja meil on veel üks märkus CBO arvude kohta. Trumpi administratsioon ütleb, et kuldne kuppel läheb palju odavamaks maksma. Kui USA president Donald Trump teatas kuldse kupli kontseptsioonist vahetult pärast Valgesse Majja naasmist, ütles ta, et programmi alginvesteering oleks vaid $25 miljardit. On kummaline öelda vaid, kui räägitakse nii suurest summast, kuid see on vaid murdosa 1,2 triljonist, mida CBO prognoosib. Kui lisada pidevad kulud, ütles Trump, et kuldse kupli kogumaksumus oleks $175 miljardit. See on endiselt suur summa, kuid jääb siiski napilt alla 15% CBO hinnangust. Pentagoni prognoosid kuldse kupli kohta tõusid märtsis veidi $175 miljardilt $185 miljardi. Kuid fakt on see, et CBO hinnangute ja Trumpi administratsiooni väidete vahel on tohutu erinevus selle kohta, kui palju see kõik maksma läheb. Mis siis toimub? CBO-l on võimalik seletus. USA kaitseministeeriumi ehk DOD esitatud kulud hõlmavad ilmselt lühemat ajaperioodi kui CBO analüüs ning võivad kajastada erinevat tegevuste ulatust ja eelarvekategooriaid, märgib CBO. See võib tähendada kahte asja. Kas Pentagoni, DOD ja Trumpi administratsiooni nägemus Golden Dome'ist on palju kitsam või, kui eeldada, et CBO-l on õigus, siis Trumpi administratsiooni prognoosid kogu selle ettevõtmise maksumuse kohta on täiesti ebatäpsed. Me saame teada, kumb variant on õige, alles siis, kui Golden Dome'i kohta avaldatakse rohkem konkreetseid üksikasju. Ja CBO hinnangu juures on veel üks aspekt, mida tasub kogu selle teema juures mainida. Kuigi 7800 raketitõrjeraketi paigutamine kosmosesse kõlab muljet avaldavalt, on kogu sellel võrgustikul siiski piirangud. CBO ütleb, et nende prognoositud Golden Dome'i süsteemi kosmosepõhine osa suudab korraga tegeleda vaid 10 sihtmärgiga. See tundub väga väike arv, kuigi sellel on omad põhjused. Ballistilise raketi tõusufaasis on õhutõrjesüsteemil selle allatulistamiseks vaid 3–5 minuti pikkune ajavahemik. Et kuldkuppel saaks selle raketi alla tulistada, peab see asuma madalal maa-orbiidil, 300–500 kilomeetri kõrgusel. Probleem seisneb selles, et madalal maa-orbiidil olevad satelliidid ei saa püsida kindlate punktide kohal planeedil. Nad liiguvad pidevalt, kuna tiirlevad vööndis, mis on keskendatud ekvaatorile ja mille piirid põhja ja lõuna suunas määratakse nende orbiidi kalde järgi. See tekitab probleemi, et USA'l peab olema piisavalt suur satelliitide konstellatsioon õigetes kohtades, et lasta välja raketitõrjeraketid, mis on vajalikud ballistilise raketiohu tõrjumiseks. Kongressi eelarveamet toob isegi näite. USA'l oleks vaja 20 kosmoses asuvat tõrjeraketi satelliiti, mis oleksid õigetes kohtades, kui nad tahavad, et 10 ballistilise raketi pihta lastaks välja 2 tõrjeraketi iga ühe kohta. Selleks, et korraga saaks rohkem ballistilisi rakette alla tulistada, peab USA saatma rohkem satelliite kosmosesse. See tõstab kulud veelgi kõrgemaks, tõenäoliselt kaugelt üle Kongressi eelarveameti hinnatud $1,2 triljoni. Seal öeldakse konkreetselt, et umbes 30 000 satelliiti oleks vaja, et toetada 7800 tõrjeraketti kosmoses 20 aasta jooksul. Nii et USA'l on siin lahendamist vaja väljakutse. Lõppude lõpuks on Trumpi administratsioon selgelt öelnud, et kuldne kuppel on mõeldud pakkuma kaitset kõigi USA võimalike vaenlaste, sealhulgas Hiina ja Venemaa poolt põhjustatud ohtude vastu. CBO hinnangud selle kohta, milline süsteem välja näeb, keskenduvad rohkem sellele, mida nad nimetavad piirkondlikeks ohtudeks, nagu näiteks Põhja-Korea ja Iraani poolt põhjustatud ohud, mille puhul on üsna lihtne ennustada, kust ballistiline rakett välja lastakse. CBO järeldus on lihtne. Kuldne kuppel oleks palju parem kui kõik, mis Ameerika Ühendriikidel praegu olemas on, kuid sellest ei pruugi siiski piisata, et tõrjuda ühe Ameerika kõige hirmutavama rivaali massiivset ballistiliste rakettide rünnakut. Muidugi vajame Valge Maja poolt rohkem üksikasju selle kohta, mida nad täpselt kuldse kupli puhul plaanivad. Me teame, milleks see mõeldud on. Me teame Kongressi eelarvebüroo hinnangut selle kohta, milline see hullumeelne süsteem peaks välja nägema. Aga kui asi puudutab konkreetseid detaile, pole Valge Maja peale mõne lepingu jagamise eriti midagi avaldanud. Nagu Defense Express märgib, on räägitud sellest, et USA tugevdab oma kuu infrastruktuuri ja loob isegi baase kuule, mis kõik liitab Trumpi administratsiooni ambitsioonidele. Kuid konkreetseid detaile on vähe, kuid isegi kõigi nende mööndustega kardavad Ameerika vaenlased kuldset kuplit. Seda ei ütle ainult meie. Kuudel pärast Ameerika projekti väljakuulutamist olid enamik riike, keda võiks pidada tema vaenlasteks, kuldse kupli pärast nördinud. Põhja-Korea avaldas avaldusi, mis mõistsid selle idee hukka, nimetades seda kosmose tuumasõja stsenaariumiks, mis toetab USA ühepoolse domineerimise strateegiat, mis on tüüpiline Ameerika arrogantsi ja eneseõigustuse näide. Suured sõnad riigilt, mida juhib tasakaalust väljas diktaator omaenda tuumaambitsioonidega.
Venemaa ja Hiina reageerisid samuti kuldsele kuplile ühisavaldusega, nimetades seda olemuselt sügavalt destabiliseerivaks ning väites, et kuldse kupli olemasolu annab teistele riikidele veelgi suurema tõuke arendada nii kineetilisi kui ka mittekineetilisi vahendeid kupli vastu võitlemiseks. Kuid tõeline arusaam sellest, kuidas Hiina ja Venemaa kuldse kupli suhtes end tunnevad, tuleb sellest, mida see tähendab sõja tuleviku kosmosepõhiste aspektide seisukohalt. Olukorda muudab veelgi keerulisemaks asjaolu, et Ameerika kuldse kupli programm näeb samuti otseselt ette kosmoses sõjategevuse pidamise vahendite arsenali olulist tugevdamist, sealhulgas tõrjesüsteemide arendamist ja orbiidile paigutamist, muutes avakosmose relvade paigutamise keskkonnaks ja relvastatud vastasseisu areeniks, seisab ühisavalduses. Siin tulebki mängu hirm. Kui USA suudab kuldse kupli ellu viia, ükskõik millises konfiguratsioonis see lõpuks ka ei oleks, tähendab see, et Ameerika teeb sõjapidamise järgmises valdkonnas tohutu hüppe edasi. Tegelikkus, mida ei Venemaa ega Hiina taha avalikustada, on see, et nad on astunud samme selleks, et saada USA kõrval kosmoses domineerivaks jõuks. Nii TVZ kui ka Georgetowni julgeolekuuuringute ülevaade toovad välja, et kõik 3 riiki on viimastel aastatel katsetanud antisatelliitrelvi ning Ameerika vaenlased näivad olevat juba omaenda tõrjeraketid kosmosesse paigutanud. Eritsi Hiina katsetab väidetavalt geosünkroonse maa-orbiidi võimekust, mis võiks ohustada USA süsteeme, sealhulgas GPS-i ja Ameerika varajase raketihäire infrastruktuuri. Seega, kui Venemaa ja Hiina teevad ühisavaldusi selle kohta, mida USA teeb, võivad nad seda esitleda nii, nagu Ameerika rikuks ülemaailmset julgeoleku tasakaalu. Aga tegelikult mõtlevad nad selle all seda, et neile ei anta vabad käed, et kosmosesõja võidujooksus ette rebida. West Pointi kaasaegse sõjainstituut võtab selle kõik kokku traditsioonilise sõjapidamise mõistetega. See ütleb, et nii kaua, kui sõdu on peetud, on konfliktis olijad alati püüdnud saavutada kõrgemat positsiooni. Kui sa kontrollid seda kõrgemat positsiooni, siis sa kontrollid kogu lahingut. Sellepärast ehitati kindlused mäetippudele. Kõrgus tähendab paremat jälgimist ja võimalust võidelda vaenlasega, kes peab end sinu juurde jõudmiseks kurnama. Just selle kõige põhitasandil näeme me seda nüüd selliste projektidega nagu kuldne kupli. Ainult, et kõrgeim positsioon on nüüd sõna otseses mõttes väljaspool seda maailma. Instituut väidab, et tuleviku sõjapidamine taandub sellele, milline riik suudab oma ressursid kosmosesse paigutada enne, kui vaenlasel tekib võimalus reageerida või vastumeetmeid rakendada. Sõjapidamise olemus hakkab muutuma. See, mis oli kunagi puhtalt strateegiline, muutub nüüd üha enam tehniliseks. See on juba mõnda aega nii olnud. Kaasaegsed relvasüsteemid on olemas tänu tehnoloogia tohutule arengule. Kuid milleks USA nüüd valmistub, on sõjad, mida peetakse uuel rindel. Kuldne kuppel on loodud andma Ameerikale varajast eelist sõjapidamise uues valdkonnas. Kas see tegelikult suudab seda teha, sõltub sellest, kui palju USA on valmis panustama projekti, mille kulud võivad CBO hinnangul kontrolli alt väljuda. Kas kuldne kuppel on raiskamine või läbimurre sõjanduses? See ongi suur küsimus. Ja kui sa mõtled, mis võiks olla vastus, siis kuldne kuppel pole kaugeltki ainus salajane projekt, mida USA valmistub oma vaenlaste vastu kasutusele võtma. Tegelikult on üks konfidentsiaalne projekt juba Iraanis kasutust leidnud. Sellel projektil on potentsiaal muuta kaasaegset sõjapidamist. Ja sa saad teada, mis see on, vaadates meie videot. Kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida meie kanalit, et sa ei jääks ilma ühestki meie analüüsist kaasaegse sõjapidamise viimaste arengute kohta.